ja mitte kaugel Allika talust, ehk siis praktiliselt Allika talu tagahoovis asub Kakerdaja raba. Ilmselt on siin väga paljud eestlased juba käinud, mina olen siin ka teist korda. Esimest korda õnnestus tulla siia suure sula ja väga vihmase sellise mõistiku ilmaga. Laudtee oli kõik vee all ja ega siin väga pikalt ei tahtnud olla, aga seekord on väga mõnus suvine ilm. Tuuleke puhub, päike paistab, nii et siin tasub veeta lausa mitu tundi, sest tee on ise väga pikk ja see raba pidi ise olema väga võimas oma energeetiliste punktide osas. Seda ütles mulle üks Lehtses elav teadjanaine, kelle juures ma siis eelmine kord käisin, kui ma Voosel käisin. Ta ütles mulle ka seda, et ma olen kõik oma tundekanalid blokeerinud ja ei julge tunda, ei lase tundeid ligi ja vabastas neid siis ilmselt mõttejõul, sest ei puudutanud mind kordagi. Ja samamoodi palus ta mul rohkem huumorit teha, ütles, et ma vist võtan elu väga tõsiselt. Nii et pärast seda käiku ilmselt tunnen ma nüüd oluliselt rohkem kui varem. Aga vaat seesama teadjanaine ütles ka, et siin Kakerdaja rabas on väga palju energeetiliselt väga tugevalt laetud punkte, et ta kutsus seda isegi väikeseks Tiibetiks. Et sama nagu lähed Tiibetisse siis rännakule energiat koguma, siis tegelikult saab siin Kakerdaja raba mingites kindlates punktides siis sama laengu ja see kõik on siia väikesele maa-alale kokku koondunud, et väga-väga võimas koht tundub olevat. Ja siin on väga hea olla. Siin ei ole praegu üldse rahvast, mõned üksikud inimesed on vastu tulnud ja ma tunnen ennast juba energeetiliselt väga laetuna. Võib-olla aitas sellele kaasa ka päevased kümblusprotseduurid ja mõnus päike ja maaõhk, aga siin rabas on ka väga ilus. Et tulge kindlasti vaatama, kui ei ole veel jõudnud. Mõnus tehtud!